Kõik vaatavadki sinu otsa. Torbek juba intervjuus otse, et anname palli Stefanile ja asi laheneb ära. Kui sa selle Heiko kooli läbid, siis tulevikus kuskil mujal mängida, ma arvan, palju lihtsam. Kui sa tulid Hispaaniast tagasi, siis tegelikult terendas sulle ka esiliiga alguses. Jah. Tegelikult sind keegi ei oodanud siin. Hetkel ma olen enam-vähem valinud välja endale ülikooli, kuhu ma minna tahan. Stefan haridus on igal juhul. Siin ei ole mõtet rääkida. Haridus on ülimalt tähtis ka siis, kui sa oled multimiljonär. Okei, Audenteses sul tehakse okeilt trenni tegelikult. Tehakse väga okeilt, aga sul ei ole mitte mingit konkurentsi. Sa oled mugavustsoonis tegelikult, sa magad enda sõbraga ühikas, sul on seal tüdrukud, kellega saab pulli teha. Kuidas Stefan Vaaks noore mehena lõõgastub? Tead, Kalev, ma pole kunagi alkoholi proovinud, et vähesed usuvad seda. Tere! Betsafe spordipodcastis on täna koha sisse võtnud mees, keda 2 aastat tagasi tundsid võib-olla ainult tema enda sugulased. Tänaseks on pilt hoopis teine. Mul on hea meel öelda tere tulemast meie stuudiosse Stefan Vaaks. Tänan kutsumast. 19-aastane noor korvpallur, kellest millegi pärast on hakatud viimasel ajal rääkima ikka ülivõrretes ja põhjusega ka. Kui palju see sind segab, et viimase 2 aasta jooksul on toimunud ikka päris korralik nii-öelda tõus ülesse? Ei, mind väga ei sega, et nagu ma olen varem ka öelnud, siis ma liiga palju nendele meediale ja sükestele asjadele ei keskendun ainult endale. Annab keegi sulle sellist nõu või sa ikkagi täitsa oma peas oled välja mõelnud, et sa lased selle kõik endast? Eks ikka isa ja ema on alati öelnud, et alati jalad maas ja keskendu enda asjadele, et see, mis meedia ja muud asjad räägivad, et nendele ei tohiks liiga palju tähelepanu pöörata. Täna 26. märts, kui me see juttu räägime, aastal 2025, sa tuled värskelt Lätis, sa jõudsid hommikul kell 5 tagasi Liepajast, käimas on siis Optibet liiga play-offid. Võitsite Liepajat, kui kodumäng läks juba minu maitse jaoks natuke liiga põnevaks, siis see võõrsil mäng läks hoopis põnevaks. Kuidas see, käime ikkagi läbi selle praegu hetkel selle 2-0 seeria, kuidas see nüüd ikkagi nii läks, et see Liepaja nii kõva vastupanu osutus? Eks Liepa oli natukene ebamuga vastane ka meile, et neil need 2 tagumist on ikkagi päris teravad, see Kilps ja Lasenbergs, et pluss meil nüüd väiksed vigastused olid ka, et Hugo ju laavigastuse pealt tuli. Miška üldse eemal, et Miška on tegelikult ju väga hästi, kuigi Miška on hästi palju kriitikat saanud, siis viimasel ajal on ta kõige parem. Reimbok pani mängima. Jah, Reimbok pani mängima, et ja see 2 punkti visete protsent on ka tal minu arust Eesti-Läti liiga parim, et kindlasti see natukene mõjutas ja ega Liepa tegelikult, võõrsil on alati Liepa vastu, ükskõik kes... See eilne mäng oli tegelikult just nagu katastroofiline vaadata. Mis hetkel sa päriselt mõtlesid ka, et saategi peksa? Seal oli mingi 3 minutit mängida, ta olite vist 7 või 8, isegi 9 maas. Ja siis tulite välja. Tänu just sinule. Sina panid seal 4 minutiga vist 9 punkti ja kui sa räägid mulle praegu selle viimase rünnaku lahti, et Tapee sai korvi alla palli, Kaugjainen söötis auti. Kas see oli oligi reaalselt niimoodi mõeldud, et tegelikult mõeldakse, et 2 liidrit Kaugjainen ja sina, et te peate palli saama. Kaugjainen läks auti söötma, pidi kõik nii olema või? Kõigepealt ma parandaks, et päris tänu minule see ei olnud, et tooks välja Kurbase, kes hästi lõpus seal Kilpsit ründa vea sai ja siis pani lõpus Kulbi ka veel otsa, et aga plaan oli tegelikult selline, et Kaukene saadab palli välja ja siis tegelikult oli mõeldud minu viskele nurka siis joonis, aga ma ei tea, Severi nägi, et Patrick oli vaba ja siis Patrick sai vea kätte kuidagi, Läti kohtunik vilistas ka, et päris huvitav vile pani, aga ja siis vahel nii jah, et võib-olla oleks eestlane vilistanud, oleks praegult mingid suuremad protestid peal, aga pani külma verele lihtsalt kotti ka need 2 vabasjad, et au Patrickule. Au Patrickule, sa oled öelnud, et sa läksid Kalev Cramo meeskonda, ütleme nii, et Viimsist minnes muutus pilt täielikult, et justkui ikkagi läks asi palju professionaalsemaks, kuidas sa nimetasid, päris korvpalli meeskond nagu BC Kalev Cramo, mitte et Viims ei oleks, aga me saame põhimõtteliselt aru. Ja et sa ikkagi püüad teisi ka paremaks teha ja otsid võib-olla isegi Rannula meelest, otsisid natukene võib-olla liiga palju kaaslaseid. Kui ma praegu viimaseid mänge vaatan, ütle, kas ma eksin või mitte, aga mulle tundub, et kuidagi liiga palju jääb
sinu õlgadele, et nüüd kõik vaatavad ka sinu otsa. Torbek juba ütleb juba intervjuus otse, et anname palli Stefanile ja asi laheneb ära. Sul ei jää siuke asi silma või? No praegult on see ka, et Elijah Clarence läks ära, et ja Rainbock ongi rohkem võib-olla siis nüüd panustab nii-öelda Eesti noortepoistele, et selles mõttes Elijah äraminekuga on tõesti nagu rohkem minu peale jäänud ja üldse eestlaste peale jäänud see rünnak ja no üldse meie mäng, et no ma ei ütleks, et nüüd nii hull ka see asi on, et ainult minu peale on jäänud, et ikkagi Severin ka tassinud, et eriti see karika need finaalid ja poolfinaalid, et no te kahekesi ikkagi olete liidrid. No, jah, et võib öelda nii jah, tõesti, aga ikkagi ma seda niimoodi ei ütleks ka, et ainult Vaaks nüüd tassib, et päris nii ka ei ole. No okei, ei ole. Rannula läks, kuidas meeskond selle uudise vastu võttis kõige esimese nii-öelda asjana? Kuidas see oli? See oli ikkagi ootamatu teile ka? No nagu ma ütlesin ka seal Õhtulehes vist, et mina lugesin seda uudist ajalehest või meediast ütleme jah, ja siis kirjutasin Martinile ja siis Martin ütles, ma ei tea ka midagi, et siis 20 minutit hiljem ta helistab mulle, ütleb, et kuule, et läheb ära jah, et Rainbock saab nüüd peatreeneriks ja siis õhtusel koondise trennil siis Heiko rääkis ka, et tegelikult see uudis ei pidanud nii vara välja minema, et Jõesaar või see Vene, et keegi rääkis seal varakult välja, et uudis pidi natuke hiljem välja tulema. Lekib jah, et tahtis nii-öelda ise meile näost näkku tegelikult öelda, aga kuidagi juhtus niimoodi. Okei, suurim muutus, Rannula, Rainbock. Tandemina töötanud koos ju aastaid, eks ole, aga igal juhul niikuinii on mingisugune muutus on. Ja Killing ka juures. Ma ütleks, et Rainbock võib-olla mängib rohkem nii-öelda lihtsamat korvpalli, et liikumised ja kõik on tegelikult samad, aga ma ütleks, et rohkem on sellist võib-olla 1-1 korvpalli, et otsime tihtipeale, mängime vastaste vastu, siis vaatame, kes nii-öelda siis kaitses nii-öelda siis target on ja siis proovime teda rünnata ja kui mismatchid tekivad, siis mängime siis rohkem nii-öelda siis seda 1-1 korvpalli ka. Et Heikoga võib-olla päris niimoodi olnud, et Heikoga oli alati rohkem taktika ja hästi palju liikumisi ja kõik oli nii-öelda kuidagi rohkem raamides. No jah, ma ütleks niimoodi, et kuigi samas Heiko andis ka nagu mingil määral vabadust, aga ma ütleks, et Rainbockiga on rohkem sellist vaba korvpalli. No mõnele tundub, et sinusugusele vennale, kes on ikkagi nii-öelda tõsine nii-öelda viskaja, eks ole, et võiks see Rainbocki stiil nagu rohkem meeldida. Lugedes ja kuulates su erinevaid intervjuusid, siis tegelikult sulle nagu see Rannula just selline süsteemaatilisus ja nii-öelda ette töötatud kõik asjad, et see sulle nagu tundus, et sobis juba hästi. No jah, et ma arvan, et kui sa selle Heiko kooli läbid, siis tulevikus kuskil mujal mängida, ma arvan, palju lihtsam, et tegelikult ei olnud üldse kerge, et esimesed nii-öelda kuu aega kohaneda. Et neid liikumis oli väga palju ja eks ta nõudis suhteliselt kiirelt ka, et nagu võiks see asi selgeks saaks, et no pluss Heiko trennid olid ka ikka karmid, et ei olnud lihtsad, et ma arvan, et see selles mõttes edaspidiseks karjääriks on nii-öelda palju lihtsam, kui sa selle nii-öelda Heiko kooli läbid. No see jõudsid nii lühikest aega olla, see oli ju vähem kui pool aastat. Ikkagi, aga see mentaalselt ja kõik see ikkagi, ma arvan, et valmistas väga hästi ette tulevikuks. Mis katsu siis kirjeldada, mida ta teeb teistmoodi, ütleme, sa tulid ikkagi parajast solgitorust Hispaaniast ka läbi. Ja. Et mis see Heiko siis nüüd pealt näha suke vagur mees ju? Ei no, kui ma võrdleme näiteks Viimsiga isegi, et ma arvasin, et Viimsis olid rasked trennid. Ja siis ma tulin Graamosse. Okei, meil oli palju mänge, et siis me ei saanudki võib-olla nii palju teha, aga kohe, kui mingi väike paus oli sees, siis me jooksime ja tegime, no ikka karm oli selles mõttes, et aga nüüd tunnen, et nagu füüsiliselt olen nagu elu parimas vormis, aga jah, et mingid päevad tulid trenni ja päev enne mängu näiteks olid seal jooksid joonejookse asja, et jah, aga ma arvan, et siuksed ohverdused tuleb teha ka, et kui sa ei tee neid asju, siis ongi hooaja lõpus, et niisugused minutid, nagu meil näiteks Liepa vastu olid, et
et sa oled valmis, et sa võhm peab vastu ja kõik on nii-öelda siis keha peab vastu, et võib-olla kui sa ei tee seda, siis ongi, et keha, sa ei pea nii hästi vastu lihtsalt. Cramo on täna suuteline võitma kogu selle Optibet liiga ära? Ikka, jah. Mina usun, et mina lootsin, et me ei võta tegelikult välismaalast, et ma arvasin, et me saame ilma välismaalast hakkama ja siiamaani arvan, me saame ilma välismaalasest hakkama. Et ma loodan ja usun, et Eesti poisid suudavad siis nii-öelda lätlastele ära panna ja et Sellil on seal mitu välismaalast ja VEF-ist me hakka rääkimagi, seal on ainult välismaalased, et ma arvan, et kui me nüüd selle satsiga võidaks ära, et see oleks palju ägedam kui mingisuguse välismaalasega või ameeriklasega, kes meid tassiks. Olen 100% sellega nõus ja siit on hea üle minna selle teema peale, mida palju nüüd räägiti pärast seda põhiturniiri lõppu, kui 2 Eesti meeskonda jõudsid 8 parema hulka üldse play-offidesse, ülejäänud 6 meeskonda on lätlased ja ma võin eksida siin numbritega, kohtadega, aga lätlased kasutavad siis oma meeskondades välismaalaseid 2 millegiga ja eestlased peaaegu 4 keskmiselt, et 3 millegiga. Sellest on palju räägitud selle viimaste nädalate jooksul, sellest me oleme rääkinud võib-olla ka juba mitu aastat, et see välismaalaste number on Eestis liiga suur. Kuidas sa vaatad seda nii-öelda kõrvalt, ise olles siis noor Eesti poiss? Ma ütleks, et võib-olla Eestis väga ei usaldata noori, et kui ma siia tulles ma vaatan nagu eriti eelmine aasta, mis paistis silma, et noori nagu minu arust üldse usaldata, et võib-olla Valdo tõigi selle trendi, et praegult ju Kuulbetis on nüüd Make mängima hakanud. Natuke olude sunnil võib-olla lihtsalt, et kuna... No jah, aga ikkagi, et okei, olude sunnil, aga sellegi poolest, et Valdo on usaldas 100% neid noori, et ei olnud see, et Valdo, mis nagu eriliseks tegi ka see, et talle nagu endale meeldis noortega teha, et ta on seda ka ise välja öelnud. Ta on ise seda välja öelnud ja ta on mulle seda välja öelnud, et tal on unistus olnud noortega korvpalli teha, et minu arust võiks tegelikult olla rohkem Eestis satsi, kus mängitaksegi nagu rohkem noortega, et kui sa võtad siin ju Selli tegelikult, Vitals on minu vanusaklassi poiss ja siis see Skujang 2002, et tegelikult Cramos on ka ju rohkem noorte peale üle mindud, et Pökler, Hugo, Suurorg sai nüüd vigastada, aga Suurorg sai palju mängida, mina, et minu arust see peakski olema niimoodi, et muidu ju Eesti korvpalli arena ja siis ongi see, et oleme... Aga mis arvad, miks see nii on? Me oleme rääkinud sellest tegelikult nüüd, meie küll saalid vist võib-olla 10 aastane, kui me hakkasime seda jaurama, seda teemat oma erinevates saadetes. Aga miks see on niimoodi? Aastast aastasse. Aga miks see on niimoodi? Me teeme, noored teevad trenni, iga aasta lõpetab teatud arv nii-öelda A-klassi poisse lõpetab ja nad kaovad kuskile. Mina arvan, on see, et kardetakse, et kui sa võtad välismaalase ja kaotad, siis ei ole nagu seda kriitikamomenti, aga kui sa oledki panustad noortesse, kaotad ja siis on see, et mis me mängime noortega, mis me ei võta välismaalast. Mina arvan, et selles on see asi. No sinu persoon konkreetselt, kas sa, mulle natuke tundub kuidagi nii, et meie klubi juhid, kes siis seda asja veavad, au neile, et nad seda rasket tööd teevad niikuinii. Aga mul on tunne, et nad päriselt ei kaardista nagu ära seda meie noorte keskkonda või noorte seisu, nad võib-olla ei olegi päris täpselt kursis, kes on kes. Ütle, kui ma eksin, et kui sa tulid Hispaaniast tagasi, siis tegelikult terendas sulle ka esiliiga alguses. Ja. Tegelikult sind keegi ei oodanud siin, jah? Ei oodanud. See oli 2 aastat tagasi. See oli 1,5 aastat tagasi. 1,5 aastat tagasi. Mitte keegi sind ei oodanud. Sa olid siuke persona non grata, keegi ei teadnud, kes sa oled. Ei teadnud, jah. Et Valdo ka ütles ju mängumeeste saates, et mina sellist nime nagu Stefan Vaaks tegelikult ei teadnudki, et eks tänu mu agendile üldse sain sinna selle lepingu. Et Tanel võib rääkida, et ainult meie teadsime, kes on Stefan Vaaks, aga tegelikult see päris nii ei olnud, et pidime ikka agendiga päris palju tööd tegema, et üldse seda lepingut sinna saada. Viimsis. Pluss nüüd pärast seda ühte Viimsi hooaega sul pakkumisi nagu Eestist väga palju ei tulnud, et Riia Selli oli, kes sul tahtis nagu, pani sulle nii-öelda silma peale, eks ole, äkki midagi Riia VEF midagi rääkis? No huvi, jah. Selli minu arust tegi täitsa pakkumise, aga VEF oli lihtsalt huvitatud. Ja see Cramo pakkumine tegelikult tuli ju ka
noh, kas see tuli ikkagi sellepärast, et seal oli häda majas? No Cramo tegelikult tundis ka huvi. Suvel, jah, aga siis võtsid Kasperi ja Heiko arvas, et ma hakkame üksteist segama, et siis ei saaks nii-öelda, no et ei oleks nagu mõistlik, et las praegult ole Viimsis ja et saad rohkem mängida. Ja siis Artjom Kovaljov siis kohe alguses oli kehv ja siis tegelikult juba enne seda Ariksmiti vigastust Heiko helistas mulle, ütles, et ta tahaks tuua mind Cramosse, et mängida võib-olla sellist ebastandardset korvpalli, et 4 lühikesega ja 1 pikaga. Aga siis sai veel Smith ka vigastada ja siis kohe põhimõtteliselt, mis oli 4-5 päeva jooksul, tehti leping ära. See ületulek Viimsist Kalevisse, ma tean, Viimsi poole peal natuke võib-olla kaheldi, et äkki ikka vara ja äkki ikkagi Cramos ei ole veel võimalik läbi lüüa. Kas ise kahtlesid ka korraks kordagi või ei kahelnud? Mina ei kahelnud kordagi, et mina tahtsin igal juhul minna ja selles mõttes mina seda konkurentsi väga ei kartnud, et mul pigem oli see, et oleks tahtnud kohe nii-öelda paugutama hakata ja tõestama hakata teistele, et just mis mind eriti nagu ketta ajas oli see, et vaaksimegi kaitses ja see ajas mind nii närvi ja oligi nagu kohe, et tahtsin nii-öelda tõestada, et ma saan hakkama, noh, et mulle ei meeldi, kui räägitakse, et siin vaaks ei ole, vaaks on see ja vaaks on too. Ja elu toob sulle veel palju asju ette, mis sulle ei meeldi, aga pole hullu. Aga ei, selles mõttes, et ongi hea ju, et saan siuke motivatsioon on nii-öelda siis teistele tõestada, et mulle meeldib tegelikult teistele tõestada ja eelkõige siis ise endale tõestada. Aga põhimõtteliselt, kui paneme sind praegu ikkagi nagu, sa oled kõva investeerija, ma tean, on ju, et kui me paneme sind praegu ikkagi nagu mingiks aktsiaks, eks, siis põhimõtteliselt on sul läinud selline rakett ülesse. See, kui sa tulid Cramosse, sa said ka hakata mängima Eurokappi, Dijonid, Paokid, sa ladusid need korvid täis, Paokile võõrsil 29 punkti, no see tegelikult, no see on ikkagi nagu murdlaine, oleme ausad. Aimasid sa ise alustuseks seda, et see läbimurre võib selline nii suur tulla? Nii kiiresti? No alguses ma arvasin, et ma saan hakkama, on ju, ja siis esimesed 6 aega olid väga raskelt, tegelikult mul esimesed 6 aega olid üldse hästi, nagu mul need protsendid olid mingi 25, 3 ja 2% oli ka mingi 30. Ja siis sai Kasper vigastada ja ka mingil määral ju tegelikult olude sunnil sain järsku 25 minutit mängida. Ja sealt nagu kuidagi sain enesekindluse tagasi, seesama enesekindlus mul Viimsis oli ja sealt siis hakkasin edaspidi paugutama ja eks õppisin nii-öelda siis, noh, sain sellest Heiko käekirjast ka rohkem aru ja põhimõtteliselt, kui Kasper poleks jälle vigastada saanud, eks, kui see kõik see vigastus tõi Ada, mis kõik seal Cramos oli sellel aastal, siis ta oleks võib-olla praegu Viimsis edasi. Ei, miks ma oleks Cramos edasi, aga lihtsalt Kasper sai vigastada ju siis, kui ma Cramos juba olin. Ja siis juba olid, aga sinu poole pöörduti ka ikkagi ainult siis, kui hakkasid mehed ära kukkuma. No seda küll, jah, seda küll. Aga ma arvan, et kindlasti, et kui Kasper siiamaani mängis, et ma ei oleks sellises rollis nagu ma olen praegu, et mis me tegelikult Kasperiga ka arutasime, et tuli, ütles, et vaaks, et hästi paned, et ütlesin, et vaata, et siis ta ütles, et korvpallis ongi nii, et vahepeal on vaja õnne, et temal vedas, et see Ariksmit sai vigastada, siis tema tõusis pildile, nüüd minul mingil määral vedas, et tema siis vigastada ja siis tõusin mina pildile, et kokkuvõttes on tegelikult igal korvpalluril on mingil määral vaja õnne, et kui ma tegelikult Viimsisse ka tulin, siis ju Ron Laanemaa sai vigastada, kes sai enne mind tegelikult platsile üldse seal esimestes mängudes, et see ka kindlasti loeb ja siis Ron Laanemaa kukkus ära ja siis järsku olin kohe mina põhimõtteliselt 25 minutit ja kasutasin oma minutit hästi ära. Ma ei tunne sind selles mõttes nagu inimese persoonina, aga nii palju, kui ma sind kõrvalt jälgin, siis mul tundub, et sa ei ole selline vend, kes läheb nagu uksest sisse jalaga, et andke mulle minutid, vaid sa ikkagi tahad need minutid välja teenida. Sa ei nõua ise suurt midagi, või? Eks no pigem jah, et mulle meeldib nii-öelda tõestada alati, et tööga alati, et ikkagi see suvi ka ju, mis ma jätsin sinna U20 minemata, et palju räägitud teema käime kähku üle, et sa jätsid U20 koondisesse minemata, millest tekkis palju paksu pahandust. See oli sinu otsus, sinu perekonna otsus, et te nii-öelda keskendute individuaalsele treeningule. Te teete
põhiliselt lihasmassi, eks ole. See, mis sa seal suve jooksul juurde võtsid, ütle, oli see 10 kilo või oli see natuke vähem? 10 kilo. No vähem, aga ikkagi kõvasti tööd. Ei, kõvasti tegin tööd ja eesmärk oligi füüsiliselt tugevamaks saada, et saaks kaitses paremini hakkama, et jällegi oligi see, et ma tahtsin tõestada, et ma saan hakkama ja siis tuligi kohe hästi alguses välja ja siis oligi Raamosse minek, et kokkuvõttes ma arvan, et see oli väga õige otsus. Pärast U20 koondisest mittemängimist ja selliseid otsuseid terendas sul hoopis A-koondis, kus sa oled nüüd täna väljakul käinud. Käis ja aken ka korra läbi. Esiteks see kutse, et kui see tuli, tegelikult räägiti juba natuke varem, et võiks juba olla, siis ei olnud. Nüüd see kutse tuli ja said väljakule ka. No jah, et no ma räägin, ma tahtsin juba novembrikuus nii väga sinna koondisse saada, aga ma ei A-koondisesse? A-koondisse, jah, aga ma ei olnud valmis veel. Millest ma tollel hetkel ise veel aru ei saanud. Aga nüüd saad? Nüüd saan. Aga miks sa valmis ei olnud? No sest, et ei olnud veel, no ei olnud valmis, no ma ei oska seda selgitada, ei olnud valmis veel, et Heiko käekirjast ei saanud veel tollel hetkel hästi aru ja mängisin veel ikka seda natuke lapse korvpalli, et seda Viimsi korvpalli, et katsu lihtsalt inimesel seletada, mis asi on lapse korvpall, no, mis asi on Heiko korvpall. Et ajasin jälle siis oma rida, et viskasin seal 8-9 meetri pealt need kolmesed peale, mis siiamaani tegelikult tulevad ikka ette vahel mulle. Tuli eilegi üks ju. No muidugi, et aga see ongi võib-olla minu eripära, aga nüüd on seda palju vähem ja ikkagi ongi tähtsates olukordades nagu olnud need viimased mängud, et suudan hoida nii-öelda külma närvi ja et võib-olla tollel hetkel ei olnud seda kogemust all, et koondises mängida. Ja siis, kui oligi see detsember kuni siis veebruar, et sain nüüd Europe Cupis sain hästi palju mänguaega ja õnnestusin ja siis tundsin ka ise, et nüüd ma olen palju rohkem valmis mängima A-koondises, kui ma olin novembris. No nii külma kõhuga vend, kui sina oled, aga ikkagi kui Unibet Arena täismaja hümne ja sa oled koondisega nagu väljakul, see vist on päris, ütleme väljakul või nii-öelda mängu eel laulad hümni ja kõike seda, et see võib olla päris äge tunne. Väga äge tunne oli, et väga ei suutnud öösel magada ka enne. Enne ei suutnud? Ei suutnud. Ikkagi sul ikkagi närvid on olemas mingid? Muidugi, eks ma olen ka inimene. Aga kuidas sa nii-öelda maha tuled siis? Ma tean siin näiteks mõned, kes ikkagi tiitli peale sõidavad või midagi teevad, siis pannaksegi unerohut sisse endale ennem. Sa pole veel kasutama hakanud? Ei. Lõunal suutsin magada, öösel ei suutnud. Aga ei. Siis kui väljakule läksin, siis oli ka ikka närv sees, aga... Esimene vise vist läks mööda ka või? Jah, esimene kolmel läks mööda ja siis pärast teine vahetus, kui tulin, siis panin layupi ka veel mööda. siis ma olin närvis enda peale, aga siis ma teadsin, et ma mäleta, kellel ma ütlesin, et see oli peale esimest vahetust, siis mul kadus nagu närv kõik närv kadus ära, et sain selle pinge maha. Siis ma mäletan, ma ütlesin äkki treierile, et järgmine kord sisse väljakule lähen, panen 300 kotti. Siis ma panin layupi mööda. Ja, aga siis panin... Siis tuli see 2+1? Siis tuli 2+1, aga 300 panin ikka mööda pärast, aga ikkagi selles mõttes, et sain korvi kätte ja siis... See tähistamine Makedoonia pingi ees, see oli plaanitud või tuli täitsa improviseerisin? See oli jah, improviseerisin, et kogemata tuli välja, et ma vist läksin isegi treenerile pihta, et mul pärast öeldi ka, et kuule, mine vaata videost järgi, et sa läksid treenerile pihta. Ma ise ei saanud aru, et ma olin õnnelik lihtsalt oli nii-öelda, no see ikka unistus vaata ikkagi mingil määral, et viskad esimese korvi esimeses mängus Eesti A-koondises, kus nii-öelda põhimõtteliselt parimad poisid on kohal. Kahtlemata. Ja jälle, sul oli see võimalus, sa kasutasid selle võimaluse ära. Täna sa mõtled reaalselt sügisese EM-finaalturniiri peale ka. Oleks nagu imelik, kui sinuga ei arvestata. Arvame meie, mida arvad sina? Jah, et nii palju, kui ma olen aru saanud, siis vist Heiko ei taha, et ma lähen U20 see suvi. Nii. Et ta tahab, et ma teeks kaasa siis selle A-koondise tsükli ja see, kas ma siis sinna A-koondisse EM-ile saan, siis see oleneb, ma arvan sellest, kuidas mul siis seal treeningtsüklis läheb. No pole mingi saladus, et sa oled käinud luuramas ka Ameerika Ühendriikide ülikoole Floridas või kus see täpselt on sul. Et millal see otsus tuleb teha? Kui sa teed selle otsuse nüüd suvel, kas sa siis üldse koondisse saad või ei saa? No otsused ma teen ilmselt parem, et ma arvan, et kuskil järgmise nädala 2 jooksul tegelikult. Nüüd juba?
peaks tulema välja jah, et minu otsus, et võib-olla rohkem, aga hetkel ma olen enam-vähem valinud välja endale ülikooli, kuhu ma minna tahan, aga mida ma praegu ei hakka kuulutama. Ära kuuluta, aga põhimõtteliselt minek on ees. Pigem jah. Niisiis septembrikuine koondise finaalturniir, kas sa oled nii kõva mees, et sa oled ise ülikoolis tingimusi ja ütled, et ma ei tule muidu, kui ma saan seal olla või mismoodi see sisse läheb? Enam-vähem nii, et valisin nii-öelda ülikooli, kus esiteks ma lähen septembri alguses jälle sinna siis Adidase NBA laagrisse suure tõenäosusega. Septembri? Mai lõpp ja juuni algus. Ja siis oligi tingimustes, ma saaks sinna minna ja teine tingimus oli see, et saaks siis vajadusel, kui pääsen A-koondisse, et nad laseksid mind siis sinna EM-ile. Et see ülikool lasi seda teha mul ja samuti läksin võib-olla natukene rahas kalla, aga valisin koha, kus näen, et loodetavasti saan mängida ja kus siis treener rääkis normaalset juttu, et ei olnud seda USA häma . USA häma on palju ja võib-olla, kes sulle seal nõu annab, ütleme sellist nõu, kuhu seal, mida valida, kogu lugupidamise juures, ma arvan, isa häma ei oska seda nõu anda. See on paganama keeruline teema. Agent. Sa agendist räägid päris palju, kes su agent on nüüd? Raivi Susatskist on Prime Athlete'is, et ta on Kramos on Hugo Leemet, kõik asjad on temal. Kouljar ja on siiamaani temal. Ta on väga mõistlik agent ja ta loeb, minu arust, mis tema väga hea oskus on ka, et ta loeb inimesi väga hästi. Ja hästi palju on tegelikult mul kirjutatud agentuuridest, erinevad tippagentuuridest, aga praegult ma olen enda agendiga väga rahul ja jätkan temaga koostööd meeleld, et palju on käidud jah, et luuramas, et tule meile, et meil on siin kõvemad vennad. Pudrumäed. Pärast seda Eurocupi nii-öelda 30-seid kontserdeid või peaaegu 30-seid kontserdeid ilmselt ma arvan, et sa oleks saanud ka, nüüd sa võib äkki öelda, kes sulle ukse peale tegelikult koputasid, et nüüd, kui sa oled otsustanud ülikooli kasuks, et tegelikult oli sul ilmselt võimalusi minna juba ka Euroopat vallutama? Ei? Ikka oli jah, tegelikult oli päris palju huvi, et just selle tõttu ka, et ma olen nii noor, et Kreekast kohe helistati pärast mängu, Pauki treener helistas, või see manager, et kuule, et Pauk enda manager, jah? Jah, et teeme kohe lepingu ära, mis värk on, et aga Leedust, Kreekast, Saksamaalt, isegi Hispaania, kõrgligast oli väike huvi isegi, et tegelikult igalt poolt on koputatud ukse peale, aga kui saab minna USA-sse elu kindlustama, samuti saan ka jätta hariduse, kuigi ma ei tea, mis ma selle haridusega peale hakkan, kui põhimõtteliselt saab see, mis raha seal pakutakse, et see on ulme, et ma arvan, et iga teine mängija võtaks ka selle raha vastu, et see ikkagi mõtlen... Stefan, haridus on igal juhul, siin ei ole mõtet rääkida. Haridus on ülimalt tähtis ka siis, kui sa oled multimiljonär. No muidugi, aga ikkagi kui, ma räägin, et kui siuke võimalus antakse kätte, et saad hariduse, saad elu kindlustada endale, saad korvpalli teha, saad kõvasti trenni teha ja seal on ju tegelikult tingimused on ulme, et Euroopas ma arvan, mitte kusagil Leedu sellistest. Kui Euroliigad välja arvata, aga ma ei ole veel Euroliiga tasemel mänginud. Ehk et sa oled tänaseks juba miljonäri lepingu alla kirjutanud omale? Meil ei ole lepingul alla kirjutanud, et veel ma ei hõiskaks, aga põhimõtteliselt küll. See on olnud megasõit selles mõttes, kui sa niimoodi praegu hetkel räägid. See on ulme sõit ja sa kogu aeg ütled, et sa pead olema jalad maa peal. Mis hetkel sa enda jaoks selgeks tegid selle, et sa tahad saada korvpalluriks? Nagu päriselt, et sa tahad saada korvpalluriks? Ma arvan, et ma olin väiksena, tegin ju jalgpalli, võrkpalli. Rannavõrkpalli ja et siis ma siis ei olnud vaata, et ma tahan saada korvpalluriks, et mul oli 3 spordiala, ma tegin kõiki neid ja kõik mulle meeldisid, aga ei olnud see, et ma tahan saada korvpalluriks. Aga mis hetkel sa valikut tegid? Valiku ma tegin, kui ma olin 12 või 13, et võib-olla siis ma otsustasin, ütleme 13, hakkas mul eriti hästi välja tulema korvpallis, et olin seal
erinevatel välismaa turniiridel siis mingi parim skoorer ja siis hakati nüüd huvi tundma minu vastu. Et võib-olla siis ma nüüd otsustasin enda jaoks, et ma tahaks saada siis nii-öelda aga see ei olnud nii, et ütleme, mingi 13-aastasele poisile on antud kätte mingi jumala käsi, vaid tegelikult sa oled ikkagi ju kas või isaga päris korralikult ikkagi vaeva ka näinud selle nimel. Et viskad sisse läheks. Kindlasti, kirjelda selleks tavalist, ma ei tea, rutiinset viskamist isaga näiteks. No suvel me tegime väga palju, aga kuna mul on vanemad lahus, siis ma olin esmaspäevast reedel tavaliselt emaga ja siis reedest pühapäeval isaga ja siis mul olid ka kas võistlused või siis kui võistlusi ei olnud, siis käisimegi reede laupäev pühapäeval hommikul põhimõtteliselt kell 8-9 hommikul viskamas. Saalis või õues? Või... Saalis ikka. Meil isa on Kiilis korvpallitreener ja saali võtmed on olemas ja käisime iga hommik, et ei olnud see, et isa surus, et oli see, et mina ütlesin, et kuule, issi lähme viskama, et aga ma olen selles mõttes tuline vend ka, et hästi palju oli seda sõimamist ja et jonni oli hästi palju, et kui viskad sisse ei läinud, siis ma mäletan, et isa ei tahtnud väga mulle enam mingit trenni anda, et ma vingusin nii palju ja ma olen hästi enesekriitiline inimene ja alati tahan nii-öelda parem olla, et see tähendab, kui sa vingud seda, see tähendab seda, et sa alla annad? Ei, et vastupidi, et olidki mingid hetked isaga niimoodi, et tahtsin 10-8 panna 3, et siis panin 10-6 või midagi sellist, siis palli sai jalaga jah, ja siis isa ütles, kuule, et lõpet ära, et lähme koju ära, et ma ei viitsi niisuguse asjaga tegeleda, siis ma ütlesin, et ei, et sa ei lähe kuhugi, et me viskame edasi, et eks see niimoodi käis ja oligi kuskil poolest tundi, 2 tundi viskasime ja alati oli lõbus tegelikult ja ei tahtnud kunagi ära minna ja mäletan, et mul oli üks sõber ka, kes oli samasugune hull nagu mina ja kahekesi käisime ja siis lõpus tagusime seda 1-1 ka, et ma arvan, et see 1-1 oskused ka, mis mul praegu on sellest nii-öelda ajas, kus me siis kõvasti trenni tegime, et miks sõbrast mängumest ei saanud? Sõbrast, ma ei oska öelda, miks ei saanud. Eks ei olnud võib-olla looduse poolt nii palju antud. Okei. Ja siis see individuaalne töö, põhimõtteliselt nagu sinu vanuses, mis see oli siis 12-13, jah? Sul oli võib-olla muidu oli sul klubi treeninguid, meeskonna treeninguid nädalas 3-4 äkki tolle? 4-5. 4-5 ikkagi juba, jah? No see on ikkagi juba 13-aastasele kohta mingi number, kui 5 on. Ja. Et kogu aeg räägitakse, et Eestis tehakse liiga vähe trenni. On see jalgpall, on see korvpall, et noorte klassis tehakse lõpuks ikkagi liiga vähe trenni. Ja nõustun. Nõustud sellega? Ongi liiga vähe? Jah. Et no mul oli see, et ma mängisin endast 2 aastat vanematega, aasta vanematega, enda vanustega, et mul oli tegelikult koormus päris suur, et neid mänge tuli tegelikult väga palju. Aga ma arvan, et need võistkonna trenne tegelikult nii vähe ei tehta, pigem seda individuaalset tööd tehakse vähe, et just hommikuti viskamine eraldi. Ma ütleks, et seda jõusaali osa tehakse ka tegelikult vähe noores eas, et ma mäletan, et... Äkki sellel on mingi loogiline seletus ka, et noores eas tehakse seda vähe? Oled sa millestki ilma jäänud selle tõttu, et sa tegid ka vähem? No selle mõttes, et kui sa 12-13 oled, siis ega jõusaali ei saagi liiga palju teha. Just. Aga ikkagi sa saad muid asju saad teha, saad jooksmas käia, mis iganes, et oma keha raskusega harjutusi teha. Et ma arvan, et meie siis Eestis, ma arvan, et me teeme seda pigem vähe, et võiks olla vähemalt, et kui ma olin Eestis, ma olin siis 14 ja ma tegin endast 2 aastat vanematega trenni, ehk siis 16-aastastega. Ja kui ma läksin Hispaaniasse ja ma olin siis... Oma vanustega. Ja ma oligi siis 14-15 esimene aasta. Me tegime 4 korda nädalas siis seda üket. Et miks ei või siis nii-öelda Eestis ka teha 4-5 korda nädalas üket, et ei pea ju ainult jõusaali tegema, et seal on muid asju ka, mida saab teha, mis me ka Hispaanias tegime tegelikult. Kahtlemata, mäng on läinud ka nii füüsiliselt, nii kiireks, et seda on vaja, eks, et see on uskumatu, kuhu see mäng tegelikult on arenenud tänaseks päevaks, et need kiirused on teised. Seesama Hispaania elu, sa oled öelnud, et sa soovitad kõigile, ma ei tea, kas nii noorest peab minema, kui sina läksid, aga sa tulid sellest kadalipust läbi, aga sa soovitad nagu minna. Sa ütled, et Eestis täna korvpalluriks ei saa?
teatud vanuseni tehakse midagi ära ja siis äkki kuidagi teised lähevad eest ära. On see nii või ei ole? Mina arvan, et igal juhul tasub minna välismaale, et kui sa siia Eestisse jääd, siis ega ei tule mänge, et ma arvan, et need on väheseid, väga väheseid, et no kui sa tahad lihtsalt Eesti-Läti liigas mängida. Ei, me räägime tippkorvpallist, siis muidugi, et siis tasub ikka välismaale minna ja eelkõige selle passi pärast, et kas siis Hispaania, Itaalia pass või mis iganes, et need annavad nii palju juurde sulle, et no passiks, aga ma mõtlen just töö kvaliteedi mõttes. No töö kvaliteed muidugi, et okei, Audenteses sul tehakse okeilt trenni tegelikult, tehakse väga okeilt, aga sul ei ole mitte mingit konkurentsi, sa oled mugavustsoonis tegelikult, sa magad enda sõbraga ühikas, sul on seal tüdrukud, kellega saab pulli teha, et seal ei võeta, ma arvan, piisavalt seda tõsiselt seda asja, et välismaale sa oled ikkagi, noritakse ja ikka pushitakse ja niimoodi paha hakkab, et mõtled, et tahaks korvpalli ära lõpetada mingi hetk. Ja kui sa sellest rongist nii-öelda välja tuled, kui sa vaatadki nüüd Raiested ja Kullamäed ja kõik, kes nad on sellest rongist välja tulnud. Kerr muidugi, et nad on mentaalselt nii tugevad ja nii küpsed, et Trell. No muidugi, et siis sa oledki kohe ongi nagu lihtsam edaspidi nii-öelda, kui sa selle rongi alt tuled välja, siis edaspidi on sul lihtne. No ilmselt sa pole veel, sa lähed täna USA ülikooli, ma arvan, et kui me siin Kotsari jutte kuulasime, siis ega seal ka mingi meelakkumine ei ole, et kui sa tahad ikkagi pildil olla, seal on ka konkurents väga kõva, eks. Sa oled ise öelnud, et kossu mõttes sulle võib-olla see USA koss nii palju ei paku mänguliselt, on ju. See ülikool, kuhu sa nüüd lähed, kas see on rohkem nagu Euroopa stiilis või ikkagi puhas 1-1 ja jookseme üle? Pigem siuke run and gun sats, et ikkagi nii, jah? Jah, aga ma räägin, kui ma võrdlesin kõikide, ma olen nüüd Zoomi kõnesi päris palju teinud juba enda erinevate ülikoolidega ja ma räägin, et see oli ainuke ülikool, mis paistis silma nii-öelda selle normaalse jutuga, et ei olnud seda, kus sa tahad olla 5 aasta pärast, me näeme, saad NBA-s, mingi siuke jutt, see ei ole, see on, ühesõnaga seal räägiti normaalset juttu ja okei, et nende mängustiil on ikkagi see, et jookseme ja tulistame, et aga nad nägid, et ma sobiksin sinna võistkonda, et nad teadsid, mismoodi ma mängin, nad ütlesid, et minu arust 10, oletame, et tegin 10 ülikooliga kõne, neist 9 ütlesid, et sa oled valge poiss, sa viskad hästi. Aga nemad nägid, et sa suudad sööta, sa suudad nagu muid asju ka teha, et sa need väljakut hästi suudad korralt teha, et see oli võib-olla ainuke ülikool, kes reaalselt teadis, mismoodi ma mängin ja nad helistasid mulle iga päev, kuule, et me näeme, et sa sobid siia satsi. Ja sa rääkisid su ikkagi ära? No mingil määral küll, jah, aga selles mõttes võib-olla tõesti, et väga hea jutuga siis ülikool, et pärast lähen sinna ja siis on jälle. Aga ei, jutt selles mõttes tundus väga soliidne võrreldes teiste ülikoolid. Sa seal koha peal käinud juba? Ei ole. Seal polegi käinud? Ei olegi. Ehk et sa ei oska öelda neid tingimusi, aga ilmselt kõik... Tingimused on seal head selles mõttes. Pole küsimus? Ei ole küsimust. Kirjelda paari sõnaga. No näitasid mulle seda siis Zoom koolis seda siis neid, oma saal, suur oma saal, 14 000 mahutab. Et treeningsaalid, sul on need recovery asjad, et kõik on ikkagi väga tipptasemel, et minu arust üldse USA-s, et kõik on... Kõht tühjaks ei jää, nagu sul Hispaanias jäi. Jah, et kõik on tipptasemel, et oma toidunõustajad, oma kokad ja kõik asjad ärgid. Leedukatel on mitte palju, aga ikkagi siiski on mingi vahel kohtis, kui aru saame, et nad võib-olla ei taha kohati lasta oma poisse sinna USA-sse ära ülikoolidesse, et nad kaovad sealt nagu ära, et neist ei tule sealt nagu korvpallureid. Sul seda hirmu ka ilmselt ei ole, et sa oled ikkagi mõelnud, et sa mängid korvpalli nii kaua, kui tervis lubab? Ei, kindlasti. Et oletame, et isegi kui läheb halvasti USA-s, siis ma olen siis 24, kui... On ülikool läbi? Jah, et alati see tegelikult, kui näiteks hästi läheb, saan ju varem ka ära minna. Et äkki panen hästi, siis jumal teab, et ma olen tegelikult ise öelnud, et ma ei usu, et ma NBA-sse saan. Aga oletame, et läheb hästi, kukub 3, pane 50% 3, viskan, ma ei tea, 16-17 punkti mängus ja äkki võetakse, sa kunagi ei tea, vaata, äkki võetakse. Aga ei, et
et olen 24, et siis on alles ju tegelikult pikk karjäär ees, et isegi kui midagi peaks nihu minema, siis saab alati ju tagasi tulla siin Graamosse või mis iganes, et no ju sa ikka mujale ka saad, et no, selles mõttes tuleb tunnistada, et kui me kõrvalt vaatame Hendrik Trelli, eks ole, oma unistuste püüdlusel, ega ta ju midagi valesti ju lõpuks ei teinud, et ta seal nii kaua ootas, täna on ta Hispaaniast tagasi ja ta on ka noormees, suures plaanis ikkagi veel noormees, tal on ka pikk karjäär ees. Ehk et sa oled samamoodi mõelnud, et see võiks nii, et proovida tasub, eks? Kindlasti tasub proovida, et parem proovida kui pärast kahetseda. Aga NBA kui selline sulle eraldi nagu unistus väga suur ei ole või ikkagi tahaksid? Ikka tahaks, aga... No mõni ütleb otse, et teda ei huvita, ma tahan Eurokossu mängida. Ei, ikka tahaks NBA-st saada, aga no see on nagu nii keeruline ja ma arvan, et no ma olen pigem realistlik ja arvan, et ma olen rohkem siuke Euroopa korvpallimees. Kas selline töö tegemise isu, ütleme nagu sul ikkagi noorest peast oli isaga käies ja nii edasi, kas see sul täna on säilinud, sa oled ikkagi ütleme nii, et sa oled esimene, kes on saalis ja viimane, kes sealt lahkub või sa käid tegemas täna ise juurde veel ja ajad taga oma seda nii-öelda ideaalset kolmest, see kõik käib suga kaasas või natuke on kuidagi juba... Pigem viskamist ja seda teen nüüd vähem. Tegelikult viimasel pole üldse teinud, et pigem rohkem käin ise teen jõusaali juurde, et... Mis hetkest sul see jõusaal mängu tuli? Sul oli üks Viimsi treener, kes sind aitas kuidagi... Asko Meiner. Asko, jah. Tema, mul varem nagu jõusaal tegelikult üldse ei meeldinud Hispaanias ja tegelikult ei üldse ei meeldinud, aga siis kui Askoga tegema hakkasin, siis kuidagi hakkas nagu meeldima. Jälle oli õnne vaja, et see mees sattus su tee peale. Et hakkas meeldima ja hakkasin nagu ekstra ka veel tegema, et saatis mulle kavas ja tegelikult sa nägid seda progressi ka, et nägid, et läksid paremaks, nägid, et õlad läksid suuremaks, et siis kuidagi tekkis väike armastus siis selle jõusaali vastu ja suvel ka ju tegin 5 korda nädalas jõusaali, et ja niimoodi on ju lahe teha siis tööd, kui sa näed, et nagu lähed edasi. Et praegu siiamaani tegelikult, et käin, kui teen juurde, siis teen tavaliselt ikka jõusaali, et korvpalli saan siis võistkonna asjades kätte. Asko jälgib täna ise ka või täna paned juba oma teadmiste järgi? Nüüd panen Priit Leismetsa teadmiste järgi. No kas võrdle Priitu ja Askot? No Priit on ikkagi ju kindlasti kuulsam nimi kui... Jah, aga ei taha Priidule midagi halvasti öelda, aga ma arvan, et Asko teeb natuke parem. Ja, vähemalt on see nüüd öeldud. Ei no Priit on rohkem füsioterapeut. Jaa, arusaadav, jah. USAsse minnes iseenesest on ju kõike seda vaja ja me teame, me oleme näinud mängijaid, kes Euroopast lähevad ja USAst tulevad, me tuleme äragi neid. Kas või võtame Hendri Veesaare, et seal ikkagi tuleb seda massi kõvasti peale, et sa oled, ühesõnaga, see ei ole sulle võõras, jõusaali minemine sulle võõras, sa pigem isegi juba tahad seda teha. Ma tahaks üks asi ka, miks USAsse tahaks minna, on, et seal ju tehakse kõvasti trenni ja et tahaks ka siis seda enda silmaga näha, et kuidas võetakse siis seda lihasmassi juurde. Sa ei karda, et äkki vise kaob ära, mõni ütleb, et ma teen pähkle läheb suureks, vise kaob ära. Seal on kohustuslik on 200 viset sisse visata iga päev ülikoolis. Sul on lepingus kirjas? Ei ole lepingus, seal on suruvad siis põhimõtteliselt kontrollitakse, kas teed või ei tee. Niimoodi vähemalt mulle öeldi, et siis ma ei usu, et see vise niimoodi ära kaob. 203 peab panema iga päev lihtsalt olenemata trennidest, kõikidest asjadest, 203 jääb sinu igapäevaseks kohustuseks 7 päeva nädalas. Jah, niimoodi mulle seal Zoomi kõnes öeldi, mis on ju fine. Väga okei. Järelikult aega on. Mis su eriala üldse on, mis sa õppima hakkad siis, mis kestust saab? Seda ma ei tea veel, aga loodetavasti saab midagi lihtsalt õppida, et kehakultuur või midagi sellist, et peakski nüüd homme kell 9 tegema siis Zoomi kõne, kus räägitakse mulle täpsemalt, et mismoodi kõik see asi käib seal. Õppimine ja kõik see. Ja äraminek on siis nagu öeldud pärast koondise seda, kas nii kõva meid skaudidest sa ütlesid, et ma tahan järgmiseks koondise akendest ka tulla, aga seda vist ikkagi ei lubata? Ei, suvel saab tulla, aga muidu jah, sul on kool ja mängud ja siis on keeruline niimoodi novembris või veebruaris ära tulla. Kuidas Stefan Vaaks noore mehena lõõgastub? Käib see tänapäeva noortel üldse kuidagi ka või ei käi? Koondise pidu, kui jõuti EM-finaalturniirile, sinu roll oli seal milline? Tead, Kalev, ma pole kunagi alkoholi proovinud, et vähesed usuvad seda, aga... Ei ole proovinud? Ei ole kunagi proovinud. Ei ole proovinud õlut, ei ole proovinud veini, ei ole proovinud mitte midagi. Rääkima sellest, et oleks suitsu ette pandud? Mitte kunagi. Et kuidagi...
Ma olen see selle enda jaoks nagu ära otsustasid? Väga noorest peast, et ilmselgelt mingi hetk alkoholi proovin, aga praegu kuidagi et oletame, et sul on mäng, on ju, näiteks Liepa vastu mäng oli praegu, nüüd sõidame bussist tagasi, on ju, et oletame, et paugutaks seal mingi 4 õlut, on ju, aga siis mis see teeks minu taastumisega, et kui ma saan 1% parem olla kui teised, siis ma arvan, et tavaline valge poiss Eestist, et kui ma saan olla või mingisugune ameeriklane näiteks, et temal on ju nii palju rohkem eeliseid minu ees, et just nii-öelda füüsilises plaanis. Looduslikult poolt antud. No täpselt, et mina üritan alati nii-öelda maksimumi võtta, et ma arvan, et võib-olla paljude jaoks tundub see rumal, et ei tundu. Usu mind, paljude jaoks tundub see rumal, et mis see teeb, et üks õlu või mis iganes, aga ma arvan, et eriti sellises eas, et ei tasu. Aga lõõgastumise samas sõpradega meeldib mulle spaas käia, et mul on hea sõber Erik Make, ja Karmo Kilk, kes on minu vanuse klassi poisid, kes samamoodi mängivad ju meistriliigas, et nendega teeme siis natuke pulli või käime spaas ja söömas või mis iganes, et see on ka kindlasti aitab mentaalsele poolele kaasa. Sa nimetasid need 2 meest, Karmo Kilk ja Erik Make, et ma tahtsin su käest küsida ennem, et kes on järgmine Stefan Vaaks Eestis, aga kui sa praegu need nimed nagu ütlesid ära, et nad võid sinu põlvkonna poisid ja kuidagi äkki ikkagi me suudame niimoodi, et sellised põlvkonna poisid ja nii edasi, et nad saavad nagu pildile. Täna need 2 meest, kes sa ütlesid, on uuesti nagu pildile saanud. Annaks jumal, et neil tervist vastu peaks, eks? No eks Makel on kindlasti rohkem potentsiaal, et Karmo on pigem siuke mustatöömees ja mustatöömehi on ka ikkagi vaja. Ja kindlasti, aga Makel on kindlasti potentsiaali väga palju, et ta on selline kergriisa tüüpi mängija, ma ütleks, et siuke energy player ja siuke hea viskega, et eks tal on praegu hästi palju ebaõnne nende õlgadega olnud, et ma ei tea, kui palju rahvas on jälginud, et aga ikkagi pahasti. No pahasti. Minu jaoks arusaamatu, et kuidas need tulevad noorel mehel, mis seal nagu valesti on? No, ma täpselt ise ka ei tea, et eks tal eks ebaõnn on selle asja nimi, et nagu ma ütlesin, siis spordis on vaja alati õnne, et tal natukene on nüüd, aga ei, ma usun, et ta on mentaalselt hästi tugev, ta on samamoodi Itaaliast läbi käinud ja ma usun, et saab lähiajal on kindlasti Eesti koondis. Loodetavasti see nii on. Sinu enda vigastuse teema, vahepeal kui Viimsis oldi, siis kuidagi käis Viimsist hirmsaks vigastuse tont läbi meeskonna, sest on palju räägitud, eks ole. Nüüd, kus ta seal enam ei ole, kuidagi tundub, et see hakkab vaikselt ära kaduma sealt, et kas seal oli tehti midagi valesti või mitte, aga kuidas sa teed kõik selleks, et sul mingi vigastus ei tuleks? See on ka täiesti ju ikkagi profi teema. Mina arvan, et ma saaks selle koha pealt hästi palju juurde panna, et ma tegelikult liiga palju mingi venita ja neid asju ei tee, et ise saan ka sellest aru, et natuke selle koha pealt olen tõesti natukene laisk, et saaks tegelikult juurde panna. Et aga Viimsis oli ka vigastustega jah, et kuidagi kukkus halvasti välja, eks me tegime trenni ka palju, aga ma arvan, mis on hästi tähtis ja mis mul on nagu olemas, on see, et ma tegin noores peas palju nii-öelda siis erinev spordialasi, et see on ka kindlasti oluline, et kui ma äkki Siim-Sander Venega oli rääkinud selle kohta, et noores eas tuleb teha palju erinevaid spordialasi, tuleb käia õues ja et miks praegu just nagu noortel on minu arust hästi palju vigastusi hakanud tekkima, et just see nii-öelda vanus, see 18 kuni seal 24, et ma arvan, et spetsialiseeritakse liiga vara. Jah, et kui sa ainult korvpalli teed, siis minu arust meil see füsioterapeut Henriette Porilla tegi selle kohta ka teadustöid on tehtud erinevaid. Jah, et kui sa lapsest saad mitut erinevat spordiala, siis sul on väiksem tõenäosus saada igast. Sa usud sellesse? Kindlasti. Mul on üks Coca-Cola pudel. Tead, kus see tuli? Tean. See on mul alles, see on mul kodus. Ja ma mõtlesin, et ma ei tee seda ennem lahti, kui täitub su unistus. Et siis teeme lahti selle. Ja joome see Coca-Cola ära. Ma saa õlut niikuinii ei joo. Siis, mis see unistus on? Millal me Coca lahti teeme? Unistus oleks nagu unistame suurelt. Unistame suurelt. No
ei taha niimoodi teiste ees öelda, ma arvan, et no tahaks saada ikka minuti kirja kuskil NBA-s. Saaks minuti NBA-s kirja ja siis teeme Coca-Cola lahti. Jah, aga siuke tagasihoidlikum unistus oleks, olen alati, kui väikse saate olen rääkinud, et tahaks mängida Hispaania kõrgeliigas kas Tenerifel või Gran Canarias, et need 2 satsi, et rannas ja... No Trell näitas kohe ette juba ju. Ja, täpselt. Tuntakse rõõma, et Eesti poiss, et ma võiks siis järgmine see Eesti poiss olla. Kuidas teil omavahel mingit suhtlust ka on, et sa täna oled selline nii-öelda uus tulija kaardil, on siin kuskil mängumeeste gruppi ka sisse juba võetud kuskil WhatsAppi gruppides või sellise asju pole või? Ei ole. Ei olegi? Ei. Trelliga ei ole? Trelliga ei ole suve. Aga mulle räägiti koondis, et siis kui Trell tuleb suvel, siis hakkad alles elu nägema. Et siis on lõbus? Jah. Okei, kõik ei pea õppima ja kõik ei pea üle võtma, aga ma usun, et temasugune karakter ikkagi annab meeskonnale juurde ka. Oled sa ise meeskonna selline mees, kes nagu riietusruumis sõna ka võtab või sa pigem ikkagi oled riietusruumis vaikne mees? Sa mõtled Graamos või? No üldse oma olemuselt. Ei, kindlasti mulle meeldib sõna võtta, aga kui sa oled 19, siis on keeruline sõna võtta. Et Graamos sa ei saa võtta täna veel? Ei, väga ei saa. Aga meeldiks, oma natuurilt sa tahad sõna võtta? Jah, mulle meeldib siuke liidriroll ja nii-öelda siis selle vastutuse võtmine, et mulle meeldib see, et eriti need, kui on vaja korvi siis, või seda vastutust vaja võtta, siis ma ei karda neid hetke ja mulle meeldib nii-öelda enda peale võtta. Kui palju see elu muutus selles mõttes, vaata, kui sa koondisesse läksid, sa ütlesid, tegelikult võeti väga hästi vastu ja kõik mehed olid väga sõbralikud ja sul ei olnud mitte mingit küsimust ei olnud. Aga ikkagi sa läksid siukse staariseisusest vennana Viimsist, läksid Graamosse. Ja pallikottide tassimine ikkagi jääb on sinu ülesanne praegu hetkel või? Graamos või? Jah. Ongi jah? Ja, see lennukis selle game ready on siis need kompressiooni, need püksid, et nendega käin seal ringi ja koos Kuubaga koos. Kuubaga koos. Ja sinna midagi teha, nii see on. Ja, pärast trenni, kui siilis teeme, et siis korjan pallid kokku ja see on noorema töö sellest. Selle vastu ei saa mitte midagi? Ei, muidugi sellest, ega mis mul selle vastu saab olla, et kui reeglid on reeglid, et ega ma ei hakka mossitama, kui mul öeldaks, ma olen pallid kokku panema, et see lihtsalt on. On mõni ägedam selline klubi reegel veel Graamosid, näiteks oled sa hilineja tüüp, täna sa tulid päris täpselt, ma vaatasin. Ei, ma ei ole hilineja tüüp, ma olen alati õige ajal kohal. Pigem varem kui hilja? Jah. Aga mis Graamos on hilinemise eest? Mingid trahvid ka või? Meil hilines Elijah, Clarence hilines trenni, siis Heiko ütles, et juhtub, aga järgmine kord on trahv. Et aga praegu siiamaani pole väga keegi hilinenud. Nüüd see kevad ja Eesti meistriks tulek ilmselt kogu selle jutu juures, mis sa siin täna rääkinud oled, on lihtsalt selline nii-öelda asi, mis on vaja ära teha. Jah. Muud mõtteid peas ei ole? Ei. Sa oled öelnud, et kui Eestis mängimise koht oli, nii-öelda mängida kuskil mujal kui Viimsis, siis ongi ainult Graamo, et sa poleks kuskil mujal läinud ka. Jah. Miks nii? No ma suvel arvasin, et me võtame Viimsiga medali, kui ma peaks ma mingil määral teadsin, et ma tervet hooaega seal ei mängi. Aga selle mõttes ma olin veendunud, et kui ma Viimsisse jään, et siis me võtame medali kindlalt ära. Et kahjuks niipidi ja ma ei näe, et kuskil oleks paremad tingimused kui Viimsis. Kindlasti mitte. Ja selline treener nagu Valdo, et ikkagi väga hea noortetreener ja ma arvan, et kõige parem noortetreener Eestis praegu. Et see tulek ära Hispaaniast, oli sul üldse võimalus Hispaaniasse kuidagi nagu juba kohe püsima jääda ka, kas sa tahtsid tagasi tulla või mis värk seal oli? Paljud räägivad, et tuli tagasi, järelikult ei löönud läbi ja nii. Ei, ma läksin ise tegelikult ära, ei olnud see, et mul kinga pandi, et agent pidi tegelikult seal päris palju rääkima, et üldse, et mul oli tegelikult 4+2 leping ja see oli team option. Et agent tegelikult pidi päris palju tööd tegema, et üldse mind ära saada. Et ära saada seal? Aga see otsus tuli sul ikkagi siis... Ma tahtsin, terve aasta tahtsin ära minna, mulle ei meeldinud enam. Aga see oli ju nii, et see algus oli ju kohutav, eks ole? Aga need tingimus kõik jäidki siis selliseks kohutavaks. See on midagi paremaks ei läinudki. Ehk nagu Põhja-Korea. No kirjelda paari sõnaga. No toit oli kohutav. Mis tähendab kohutav? No kohutav tähendab seda, et toodi siis valmis toit
ja pandi külmikusse ja 10 päeva võtsid sealt seda toitu ja siis panid mikrokasse ja siis sõid. No see ei olnud tervisele ka. Hispaanias iga nurga peal on ju väga mõnusad. No jah, aga mis raha eest, sain mingi 100 eurot sain kuus seal taskuraha, et mine osta süüa. Hakkasin vanemad ka toetada seda ikkagi. No. Et, sa olid nälgas? Ei olnud nälgas selles mõttes, et aga mulle meeldis kõrvale ka panna, et sõin toidu alati ilusti ära ja ei virisenud, aga ega see maitse kogemus ei olnud. Kõrvale meeldis sul raha panna? Jah. Et sa ikkagi mõtlesid selle peale, et sul oleks kogu aeg varu? No ma tahtsin ikka suvel, et kui ma tuleks Eestisse, siis saaks ikka postiga ka spaasse minna? Jah. Ja sa oled investeerija poiss ka, ma saan aru? No eks... Anna mõni soovitus? Ei, ma soovitusi anna. Et eks natuken ikka investeerin, panen kõrvale seal 40% seal palgast kraamust, et parem ikka, kui raiskan seal, ma ei tea, mingi ägedate tossude peale. Et... Oled selle otsuse juba teinud? 40% kraamu palgast läheb... No jah, panen kõrvale. Kes sul seda nõu annab siis? Eks ise õppisin ja eks sõprade pealt ka natuke õppisin, et sealt see hakkas. Sa oled rääkinud ainult nagu korvpallist, aga sa oled lõpetanud ka vahepeal ikkagi keskkooli, et sul on täna ju keskkool. Ei, mul on matemaatika eksam vaja teha. Matemaatika tegemata veel? Ja selle teed millal? Selle teen 21. mai. Oled valmis? Muidugi. Autojuhi eksam on sul ka tegemata? Jah, lood on vaja ka veel teha. Enne kui Ameerikasse lähed? No need on tehtud, need on juunikuuks kindlalt tehtud, et suvel tahaks ikka autoga ringi panna. Väidad, et Matjat ei saa tehtud? Ei, Matjas on ka tehtud, ma ütlesin sulle. Ei ole probleem. Koolis üldiselt oli nagu okei? Ei, muidugi, seal selles 5-4-3, et spordipoisi hindad. Ei olnud mingit probleemi? Ei, no eks see Aude e-õppe on pigem kõige raskem ei ole, et kui ise nii-öelda järge pead, siis saad asjad tehtud. Euroliiga jälgid? Jälgin, aga nüüd viimasel natuke vähem, aga jälgin ikka. Milline treener, milline organisatsioon, kui täna oleks valida, sa läheksid? No mulle tegelikult väga meeldis Juan Benaroya Baskonia, siis kui Kotsar ja Raieste seal olid. Siis kui nad seal olid? Siis kui seal oli hästi palju seda run and gun'i, mis mulle tegelikult meeldis. Kui Markus Hauard seal paugutas. Jah, mulle väga meeldis see. Aga nüüd mulle üldse ei meeldi see Baskonia, et seal on... Aga Markus Hauard on ometi edasi ju. Oskad sa seletada seda fenomeni, kuidas nagu täiesti tipust vahepeal kukub? Ja, aga tema võistkond ei võida. Ei võida? No siis ei ole fenomen minu jaoks. Aga siis, kui nad võitsid, ma räägin, kui nad olid seal ju... Ei, ma mõtlen, aga mis juhtus? No, mehed on samad. No ei ole samad ju tegelikult seal nüüd... No Chima ja... Darius Thompsonid ja asjad on kõik ammu läinud. Aga... Ikkagi meeskonna mäng. Jah, no ma arvan, et mis mulle nagu Baskonia poole peale ei meeldi see ka, et ei ole ühtegi hispaanlast, et see on ka natuke nimelik. Ja olles ise nagu baskid või sellised nagu hästi lugupidavad oma sellest kultuurist ja kõigest sellest, eks ole, hispaanlased seal pole ühtegi. Null. No Raieste. No, Raieste. Aga praegult no ikka Žalgiris, et Eestile kõige lähemal ja mängitavad nagu leedukaid ka, et siis mulle meeldib nii-öelda vaadata, kus mängitatakse nii-öelda oma riigi mehi, et mis mulle Cramo puhul ka meeldib. Praegune Kalev Cramo on ju palju huvitavam vaadata kui see Cramo, mis oli VT peal, kus lihtsalt ameeriklased ja välismaalased seal paugutasid. Ma olen suga absoluutselt nõus. Sinu nägemuses, kas võib-olla isa on sul kunagi rääkinud, Eestis oli kunagi superklubi, just see oma Kalev, kes mängis ka Euroliigat, sellest on tänaseks möödas, oi, 30 aastat, isegi natukene rohkem, kui Kalevi meeskond mängis Euroliigat, Tel-Aviv Maccabi, Barcelona ja kõikide sellistega. Oli selline superklubi meil. Kas sa näeksid, et selline superklubi võiks täna Eesti korvpallis olla ja mängida võib-olla alustuseks kas või siis seda sama Eurokappi, mitte Euroliigat niikuinii kohe ei saa, aga Eurokappi. Tooks paremad poisid kohale ja teeks pulli? Võiks ju, aga ma hetkel olles ise Kalev Cramos ei näe. Et see organisatsioon oleks nii tugev? Ei näe. Kahjuks ei näe. Aga ei, see oleks väga... Ma näen seda, ma näeks nii-öelda seda visiooni, et meil on siin ju saalid olemas Unibet arenal täismaa ja tunduks nagu räigelt lahe, et ma ei tea, ma räägin oma parimad poisid Sander Raiest ja asjad kohale tuua ja ma arvan, et see oleks lahe, aga lihtsalt olles ise praegu Kalev Cramos ja
midagi peab muutuma selles organisatsioonis. Väga palju peab midagi, väga kõik peab muutuma, see on ikka halvasti. No pole hullu, ärme Cramo halbu asju räägi, nendest on palju räägitud ja üldiselt on kõigil ilmselt väga raske, aga ma soovin sulle edu. See tund aega läks väga kiiresti. Teenid oma 100 miljonid ära, tuled tagasi, teed ise superklubi ja hakkad seal mängima ka veel. Super, teeme nii. Aitäh sulle. Stefan Vaaks oli täna meiega ja kõik noored korvpallurid ja vanemad korvpallihuvilised siis saame jälgida, kuidas Stefanil minema hakkab. Viimane küsimus, sa oled jube noor mees, aga sa oled väga paljudel juba eeskujuks. Kas sa teadvustad kuidagi ka seda endale oma käitumises, oma olekus, oma kõikidest selge, et sa oled täna juba tegelikult väga paljudel noortel eeskuju? Nojah, et selles mõttes, et kui ikkagi pilti või autogrammi küsitakse, siis alati annan ja olen alati siis üritan sõbralik olla, et või kui keegi peaks mult nagu nõu küsima, siis üldse kõikidele noortele, et tulge küsima julgelt, et alati vastan. Ehk et ei keera selga? Kindlasti mitte. Me ei keera sulle ka selga, me jälgime sind, Stefan. Selge. Edu sulle. Aitäh. Täna nii, järgmine kuu uus saade, kes siis istub Stefan Vaaksin koha peal, saame näha. Aitäh.